tere, mina olen Kevin. Tere. Ma tulen Mustvest. Mul on 2 sugulast, ema ja isa. Aga täna ma sellest ei räägi. Täna ma räägin teile võõrliigist Noorea gümnaasiumis Tootuse Floroo. Selles liigis on 33 esindajat, varsti tuleb 1 juurde. Aga see on lähistulevik. Aga siis asume teema juurde ja alustame me süsinik 32 raisk. Sellest sügisest on Nõo Reaalgümnaasiumi rahuliku elukooslusse liitunud uus, pealt näha tavapärane võõrlik Tootuse Floroo. Lähemal vaatuse selgub aga, et tegemist on täiesti ainulaadsete isenditega. Tootuse Floroo, rahvakeeli 10C, on sisseäranud erinevatest kohtadest üle kogu Eesti. Sarnaselt pandadele on ka Tootuse Florool pidevalt midagi süüa. Kõlbab kõik, mis ette jääb, alustades šokolaadist ja hakklihast ning lõpetades hullemanel korral paralleelklassi õpilastega. Kuigi Tootuse Floroo on nii päevase kui ka öise eluviisiga, ei alusta liigi esindajad kunagi elutegevust enne 4. tundi. 10C keskmine eluiga on võrdlemisi madal, kuna sellel liigil on evolutsiooni käigus taandarenenud aiuosa, mis tagab normaalsuse. 10C muudab omapäraselt ka see, et normaalseks elutegevuseks vajavad nad nutiseadmete kiirgust, juba 5 tundi ilma telefoni, arvuti või tahvlita võib saada neile saaduslikku. Tootuse Floroo on samas ka vägagi traditsiooniline ning tänase päevani hoitakse au sees esivanemate muistreid uske. Läbi kogu aasta tantsivad Tootuse Florood ka iseäralikku pulmatantsu. C iseloomustab ka erakordne intelligents ning head saavutused. Nii, tere lapsed, teie kontrolltööd on siin käes. Tööd läksid hästi ja nüüd on siis kingisabi. 2 saavad siis see õpilane. See seal. See. Ja see siin. Tootuse Floroo sisserändega on kaasanud ka mitmeid probleeme. Teiste hulgas ka tuletõrjehäirete tihedam käivitumine. C iseloomulikuks tunnuseks on sagedased grupikallid. No tere! Et siis meie saade hakkab lõppema ja te tutvusite meie imeloomadega. Ma loodan, te õppisin neid tundma. Aga aeg on läbi ja teie eetis oli C62 süsinik. 10C on parim, ütle 10C on parim. 10C on parim.